Üks kohustus ajab teist taga, pidev stress, justkui orav rattas, rööprähklemine, ei tea kas otsida uut tööd, paremat tööd, mis oleks tasuv töö, mis siis on see, mida ma päriselt tahan. Miks mul on vähe raha ja mis värk on? Ja minu postkasti tuli just üks selline kiri. Siin. Ja need teemad on väga-väga aktuaalsed kõigil. Kust alustada ja mis on siis juurpõhjus, mida ma pean tegelikult muutma, on sinu küsimus. Meile on õpetatud, et kui sul on vähe raha, siis sa pead hakkama tegema rohkem tööd või mõtlema välja mõistusega erinevaid strateegiaid, otsima lisatöö või siis kulutama vähem, on meile õpetatud. Ja seda hästi paljud teevad, sest et neil on tunne, et muud moodi ei ole võimalik painutada füüsilist reaalsust nii, et see hakkaks sobituma mulle. Aga kuna me oleme energeetilised olendid ja füüsilise reaalsuse muutmine käib ainult siit seest, mitte kuskilt mujalt, mitte rohkem tööd tehes, mitte ekstra vahetusi luues, samal ajal kui sul seal alateaduse programmides on vaesuse koodid, juurmustrid, siis see füüsilise reaalsuse painutamine ei tööta. See hetkeks toob sulle kasu, aga pikemas perspektiivis sa oled läbi nagu Läti-käbi. Kui sul on all sellised mustrid ja programmid, et küllus saab otsa, see on piiratud ressurss. Ma pean tegema ekstra, et saada ekstra midagi. Ma pean andma endast rohkem, et saada midagi rohkem. Ma pean midagi välja teenima. Ma pean leidma sobiva töö, mis toob rohkem küllust. Ma pean igaks juhuks koguma endale rohkem vahendeid, igaks juhuks mustadeks päevadeks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nende juurmustrite programmidega ei ole võimalik luua endale rohkem ressurssi ja mis tahes külluse vormi juurde. Lihtsalt ei ole võimalik. Sest füüsiline reaalsus reageerib sinu energiale, ta peegeldab sulle neid programme, neid uskumusi, mis on sinul siin alateaduses, kehatasandil, rakutasandil, tantsivad 24/7 oma tantsu. Ja isegi kui me mõistusest proovime neid painutada rohkem tehes midagi, siis hetkeks sa saad selle tunde, et see töötab, aga pikemas perspektiivis sa peadki jääma rööprähklema. Ja kui sa nüüd otsid omale uut tööd, et saada rohkem ressurssi, siis küsi endalt, miks ma seda otsin. Kas ma otsin selle pärast, et saada rohkem ressurssi või ma otsin tööd, mis tooks mulle hingele rõõmu, mis paneb minu hinge helisema. Seal on nii suur energeetiline vahe sees. Ja kui sa juba muudad 1 kuni 3 küllust piiravat koodi ära, siis su füüsiline reaalsus hakkab juba peegeldama sulle teist pilti, ilma et sa oleksid füüsiliselt midagi muutnud, aga energeetiliselt küll. Ja kuidas siis muuta enda külluse, raha, programme, kuidas see füüsilises reaalsuses selle muutmine käib? Siis sa saad alustada ühest väga lihtsast videost, mille ma sulle tegin, kommenteeri siia postituse alla 888 ja ma saadan sulle lingi. Lihtsalt alusta kuskilt. Sa ei ole tulnud siia, et rähelda. Sa ei ole tulnud siia, et elada sellisel viisil, et üks kohustus ajab teist taga. Sinu hingetasand küsib hoopis midagi muud ja on tulnud siia hoopis millegi muu kogemise jaoks.